tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tere armas tenniserahvas! French Open, aasta viimane Suure Slami turniir on lõppenud ja nagu lubatud, siis võtame Matšpalli stuudios selle põneva 2-nädalase turniiri samuti kokku. Mina endiselt saatejuht Gunnar Lehest ja minu kõrval istuvad Riho Kallus. Tervist! Ja Michelle Lehtmets. Tere! Ja meil on üllatuskülaline ka teisel pool telefonitoru joonekohtunik Kairi Karpa. Bonjour! Jätkaks eesti keeles, kui sulle sobib. Absoluutselt, sest et siin piirduvad ka minu prantsuse keele oskused. Räägi, sa jõudsid eile tagasi. Mis need reisipiirangud sulle on? Oled sa nüüd 2 nädalat kodus seina vahel? Kindlasti mitte, sest et ma eile andsin lennujaamas juba testi selles, kuna see võimalus on siis meie riigi kodanikele ja täna hommikul ma sain juba oma testi tulemuse, see oli negatiivne, nii et mina ootan siis 7 päeva pärast oma kordustesti ja kui ka see on negatiivne, siis mina arvan, et mina võin küll jälle avalikku ellu astuda. Kuidas siis oli 2 nädalat maski kanda? Kuidas sellega tööd saab teha? Ma pean tegema paranduse, see oli 3 nädalat. Selles suhtes, kui mina läksin Pariisi septembri lõpus, siis mina kandsin esimest korda maski, sest et kuna ma elan Pärnus, siis meile siin ka veel septembris seda kohustust ei olnud ja isegi kui ma käisin avalikes kohtades, kus ma ei käinud küll nüüd nii palju, aga näiteks ka poes, et ma ei pannud maski ette ja Pariisis oli tõesti esimene koht, kus ma maski panin ette, aga ma panin selles juba siis, kui ma hakkasin Pärnust minema, et ma läksin bussi peale ja sõitsin Tallinnasse lennujaama suunas, ma panin maski ette. Aga seal on see kohustus kogu aeg loomulikult ka lennukis, lennujaamades, Tallinna lennujaamas on endiselt soovituslik, aga nüüd ma tõesti avastasin ka enda jaoks, eks ole, et suur avastus, et see mask vist siis aitab üsna palju, et ma ei tea, siin on need debatid teemadel, et erinevad maskid ja nii edasi, aga ma arvan, et mina olen ehe näide, kes tuleb siis tõesti turniirilt nii-öelda Pariisist, mis siis on meie jaoks punane piirkond ja kus neid juhtumeid on palju, et ma olen endiselt terve. Et see on, ma arvan, väga suur saavutus tänasel päeval. Mis olid need suuremad erinevused võrreldes nüüd Roland Garros 2020 versus 2019 kevad? No alustame juba sellest siis, et kevad ja sügis Pariisis on täiesti erinevad aastaajad ja see ilmaolu oli väga-väga suur meie jaoks, et ma esimesed kvalipäevad olid tegelikult väga soe ilm, me olime polosärkides ja oli täpselt nagu mais, et selles suhtes esimesed päevad oli väga mõnus. Aga siis põhiturniiri esimene päev, siis kui mängisid ka Kaia ja Net mängisid, siis oli kõige kehvem päev ja see oli siis tõesti niimoodi, et sadas seda uduvihma ja oligi jahe ja niiske, et ega meil ka seal väljakul mõnus istuda ei olnud. Et eks me vaatame seda ilma juba varem, et mina võtsin ka endal siit pika termopesu kaasa ja kõik see varustus oli seal Lacoste'i varustus nii-öelda selle uniformi all, et meil oli tõesti mitu kihti enda riideid ka seal, et ega mõnus ei olnud seal selle uduvihma käes, aga nii lihtsalt oli. Ja siis teine loomulikult suur erinevus oligi siis mask ja need reeglid, et mask ees terve päeva, et siis ainuke koht, kus me ei pidanud maski kandma, oli hotellituba, ja siis loomulikult, kui me sõime või jõime, et selles suhtes, aga seal käisid kogu aeg inimesed ringi, kes siis tuletasid sulle meelde, vabandust, et pane mask pähe, et sa oled nüüd söömise lõpetanud, pane nüüd mask pähe. Et siis maski kandmine, mina pidin ka alguses endal meelde tuletama, et kui sa välja lähed, Kairi, pane mask pähe, sest et minu jaoks oli see harjumatu, aga lõpuks ma harjusin sellega ära ja ma arvan, et meil olid päris head maskid ka, et ei olnud seda tunnet, et mul on palav selle all, sest meil ei saanud palav olla, kuna ilm oli normaalne, aga jah, selles suhtes, et
on see mask on üks osa praeguses ühiskonnas seal eriti, et see on natukene teistsugune. Aga positiivseid asju oli ka, et näiteks meil olid üksikud toad, ehk siis me ei tohtinud tube jagada ja siis samamoodi ka Roland Garros oli nii palju vähem pealtvaatajaid, et seal oli lust käia ringi, sest et kõik need tänavad olid tühjad ja mulle väga meeldis see, sest et kui meie peame väljakule minema, siis ma tihti kiirustan meie ruumist, et minna kuskile väljakule, eriti kui sa oled kuskil kaugemal väljakul ja siis on need pealtvaatajad seal ees, et praegu olid tänavad tühjad ja sai igale poole ülikiiresti, et need on positiivsed asjad ka, et ei ole ainult halb. Milliseid mänge sa said teenindada, milliseid turniire ja kas sind telepildis ka nägi? Meie ei pannud tähele. Minu sõbrad ikka nägid mind, kes jälgisid mingeid mänge kuskil. Nad tunnevad mind hääle järgi juba ära, et ei peagi nägema, et kui kuskil tuleb üks kõva kool, siis see on Kairi. Aga eks me näeme seal ühesugused välja maskid ees ja ka raske on tuvastada, aga kes meid ikka teavad, siis tundsid ära. Aga ma olin 18 päeva kokku, töötasin 3 nädala jooksul ja minu esimene Grand Slami finaal see aasta, nii et ma olin siis naiste üksikmängu finaalis. See oli mu viimane päev ja ma olin seal tagajoonel, left base on selle nimi siis, et pukist vasakul tagajoone peal olin. Ja siis ka meeste paarismängu finaalis, et need on ju samal päeval. Võib siis öelda, et sa oled karjääris ikkagi sammu edasi teinud? Jaa, absoluutselt, et väga paljud olid kivestunud, et kas see on esimene Grand Slami finaal, aga nii on ja, et minu esimene Grand Slami finaal ja siis ja see on, meie maailmas on see väga suur saavutus, et meil on ka tseremoonia selleks laupäeva hommikul ja me saame ka väikse meene selle kohta, et sa oled sinna finaali valitud ja see on väga, väga eriline on, et võib-olla teiste inimeste jaoks mõtled, mis seal ikka on, aga meie maailmas on see suur tunnustus. Loodame selle meenet näha kunagi. Kindlasti et eks ma pean seda kuskil siis natukene võib-olla kas näitama või siis ma ei teagi, kuidas saab uudise teha selle kohta. Võib-olla, jaa. Mõni skandaalne olukord ka sinu silma alla jäi? Neid siin ikka oli? Tead ei jäänud. Ainuke olukord, mis mina nii-öelda, see ei ole skandaal üldse, mis on ka mängijate jaoks uus, mida me tugikohtunikud peavad nii palju mängijatele meelde tuletama, on just paaris mängudes on see, et nad oma taktikaid räägivad nii lähestikku ja ma kuulsin, et selle kohta anti ka paar hoiatust, et see on uus protseduur nende jaoks, et nad ei tohi sinna tavaliselt räägivad hästi lähedal üksteisele ja sinna umbes pallidesse servija hoiab neid palle ja siis omavahel arutavad seda taktikat ja selle eest saab pukikohtunik neile anda nüüd hoiatuse. Et seal oli paar olukorda, kus mängijad siis ei olnud sellega rahul, aga see on praeguse hetke protseduur pukikohtunikele ja seda peavad mängijad järgima. Et sellest siis saab selle ebasportliku hoiatuse, et mina nägin neid olukordi paar korda, kui siis mängijad ei olnud rahul sellega, aga praeguses perioodil on see paraku nii. Sinu joone tegutsemisega ilmselgelt oldi rahul, kui sa finaali pääsesid? Ja kindlasti. Ma saan öelda, et kõik oleme väga head joonekohtunud, kes seal on ja mõnikord on see pigem ka õnne küsimus, et kui mul on olnud mingid mängud, kus on väga palju neid koole olnud, mis tõesti ka on joonele väga lähedal napilt väljas, et see on mingil määral ka õnne küsimus, aga loomulikult meil on nii-öelda mingisugused edetabelid meie tegevuse kohta väljaku peal terve turniiri jooksul, kus siis lõpuks see valik tehakse. Et ma ütlen, et see ei ole, need vahed ei ole üldse seal mäekõrgused ja see on kinni väga paljudes pisiasjades siis lõpuks. Aga mul oli väga kiste mänge ja siis ma olin ka meeste üksikute poolfinaalides, et selles suhtes minu jaoks poolfinaalid olid ka väga,
väga lahedad, ja loomulikult ka meestefinaal, kus siis minu kolleegid töötasid, et kihvtid mängud ikka olid tõesti, saab rahule jääda. Ma tahtsin veel viimase asjana küsida siin, US Openil enam joonekohtunikka vaja ei lähe ja kes teab, kaua seal Austraalian Openilgi vaja läheb. Siin on ka tegelikult ju signaale, et võiks ka liiva peal vaikselt selle automatiseerimise sisse tuua. Kauaks sul veel tööd üldse jätkub? Ma arvan, et kuna ma ei ole ainult joonekohtunik, siis mul seda tennisetööd ikkagi kindlasti jätkub veel, et päris ära kõik kohtunikud kindlasti ei kao, et me ei saa näiteks peakohtunikke robotitega asendada ja siis mingi tehnikaga, aga mul on ka tunne, et Roland Garros poolt veel neid signaale ei ole, et seal enam siis päris inimesed tööd ei tee. Et see on nii-öelda iga siis selle organisatsiooni ja korraldaja otsustada, missuguse tee nad valivad. Ma arvan, et see väga, eks ta on sinna poole liikumas, et see tehnikaturniire abistab, aga ma ei tea, mitme aasta küsimus see on, aga mul on tunne, et mingid turniirid jätkavad ikkagi traditsionaalsemalt ja siis need, ja teine asi on ka see, et paraku peab turniiridel olema nii-öelda see backup variant ikkagi ka joonekohtunike näol, aga üldiselt on siis need kohalikud kohtunikud, et nad ei võta selleks enam välismaalasi. Et selles suhtes, et igal turniiril, kus on siis Hawkeye Live või tehnoloogia, siis on tavaliselt tagataustal on ootamas joonekad, kes siis on nii-öelda valmis minema, kui süsteem ei funktsioneeri korrektselt. Kas sul selleks aastaks on välisreisidega kõik või midagi veel saad? Tead, ma isegi vabatahtlikult ütlen, et selleks aastaks on välisreisiga kõik, sest et kõik need protseduurid sinna juurde, et see teeb reisimise tegelikult väga keeruliseks ja just see tagasi tulles see isolatsiooni jäämine, et ma ausalt öeldes väga ise ei taha enam minna, et Roland Garros oligi lihtsalt nii suur turniir, kuhu ma tahtsin minna ja siis ka selle esimese testi teha, et kuidas see uus maailm üldse toimib. Aga selleks aastaks kõik, aga meil tuleb Eestis turniire, nii et nagu ma ütlen, et ega see töö kuhugi ei kao ja siis, et me saame selle üle õnnelikud olla, et ka Eesti korraldab rahvusvahelise võistluse veel siin aasta lõpus ja oma kodune Masters ka, et mõned turniirid veel tulemas on. Kuule, aga super suur tänud, et said korraks telefonitoru tõsta ja meiega rääkida. Ja mis mul siin ikka teha, et ma olen ju praegu ikkagi ja nüüd jään koduseks, et isegi kui on negatiivne test, aga ega ma avaliku kohta veel kuskile ei kiirusta. Aga aitäh, tore oli kuulda teid ja mõnusat siis arutamist teile, et siis võtke see vahva turniir kokku, et oli tõesti palju elamusi ja palju ägedaid mänge. Eks me võtame need sinu otsused ükshaaval ette. Absoluutselt, ja olge tublid. Aitäh sulle. Palun, head aega. Head aega. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. No nii, sellised olid siis joonekohtunik Kairi Karpa jutud. Kuidas teile, millise üldmulje teile turniir sügisel French Open jättis? Kes alustab? No ma teen siis otsa lahti, et turniir nagu turniir ikka, et vaatasime seda telekast ja kindlasti soojades tubades või pubides, et selles suhtes nagu väga suurt vahet ei näinud, et mängijate jaoks kindlasti see raskem oli seal niisketes oludes ja külmas olus mängida, aga mulle tundus, et ega see ilm väga hullem enam nii-öelda järgmised aastad olla ei saaks, et hädapärast saab Roland Garrosis oktoobris mängida küll tennist. Riho, pealtvaatajate ja tennis, no nii-öelda pealtvaatajate, et mõne mängul ikka 1000 pealtvaatajat oli, et on see uus normaalsus mõneks ajaks? Eks ta on pigem ebanormaalsus, et loomulikult on see ikkagi äärmiselt kurb ja pealtvaatajatega on see emotsioon hoopis midagi muud. Aga mis minu arust võib-olla isegi sügise see Roland Garros
puhul oli teistmoodi, minule jäi isegi mulje, et see väljak ja see aeglasene väljak tegi paljud mängud huvitavamaks, et mänguliselt oli väga palju põnevaid lahinguid ja ütleme, see natukene aeglasem väljak ja see väga palju räägiti ju ka sellest uuest pallist ja seda päris palju kiruti siin enne turniiri, et aga ma julgeks öelda, et isegi võib-olla pealtvaatajatel oli see nagu huvitavam. Oli huvitavam, Mihhail? Jaa, ma ei oska öelda, oli ta huvitavam või mitte, aga mulle ka tundus, et mängud olid ikkagi said kõik ilusti peetud ja keegi sellised väga frustratsioone välja ei näidanud, et külm on, et ikkagi kõik on professionaalid ja kõik said aru, et see on lihtsalt paratamatus, et sügisel mängida tuleb ja tõepoolest oli väga palju huvitavaid mänge ja ma ei tea, ikkagi minu arust kas või need 1000 pealtvaatajat või kes seal oli, andsid ikkagi nii palju juurde, et vähemalt minu silmis oli Roland Garros oluliselt ikkagi huvitavam, kui mõni nädal tagasi lõpeb USA lahtised tennisemeistrivõistlused, et vaatasin oluliselt rohkem mänge ja ikkagi see kas või see mõnisada inimest seal väljakul annab ikkagi nii palju, et kas sul on seal 3 või 4 inimest või on sul 200, et see on ikkagi tegelikult tohutu vahe. Kummaline oli see, et koroonapiirangud olid leevenenud Djokovic ja Nadali finaali ajaks, et kuidagi rahvast oli seal oluliselt rohkem kui teistel mängudel, mida mina panin tähele. Seda oli ka US Openil näha, et mängijate lähedased treenerid lõpuks said kõik väljakule ja tundus, et lõpuks ikkagi no täitsa finaali tunne, ikkagi see alumine osa tribüünist oli ikkagi rahvast suht täis, et täitsa nagu päris. Aga räägime siis sellest mängust, mida ma arvan, et ikkagi positiivne on see, et seda turniiri jäädakse mäletama turniiri pärast, mängude pärast, mitte mingid kõrvalised asjad ja kindlasti turniiri mäng oli pühapäevane mäng. Nadal, Djokovic, karmid numbrid, 6-0, 6-2, 7-5. Veel karmimaks läheb, kui me hakkame siin Nadali lihtvigu ühe käe sõrmedel kokku lugema, et maailma esireket sai nahutada. Jah, et mina loomulikult oli turniiri kõige tähtsam mäng, selle vastu me ei saa rääkida, aga kindlasti ta ei olnud turniiri kõige huvitavam mäng, ta oli kõige tähtsam ja kõige suuremad ootusi üles keriv mäng kindlasti, aga tasemelt tõesti, Nadal mängis muidugi perfektselt, aga turniiri nii-öelda kui mänguks peaks valima, siis kindlasti mina ütleks, et Tiim Schwartzman oli ikkagi oluliselt selles suhtes huvitavam ja kaasakiskuvam. Aga suurest finaalist rääkida jah, nagu sa ütlesid, et Nadal mängis tegelikult perfektse finaali sisuliselt, et väga paljud tennisespetsid, isegi ka Eurospordi kommentaatorid ütlesid, et ta mängis läbi aegade parima finaali, mis ta üldse Grand Slamil mänginud on, vähemalt Roland Garrosil. No raske öelda, aga eks sellele natuke aitas kaasa ka minu arust ikkagi väga mannetu Djokovic, et kohe mängu algus oli näha, et ta kohal ei olnud, et kas raske öelda, ma väga ei usu, et see Tsitsipase mäng tal jalgades oli, sest üks päev oli ikkagi taastumiseks aega ja oli küll see 5 setti seal Tsitsipasega, aga ega seal väga pikkasid punkte ei olnud, et Nadal ja Schwartzmani mängus oli ikkagi oluliselt pikemaid punkte ja oli ta füüsilisem mäng, et ma pigem ei usu seda, et tal see jalgades oli, et tundus, et kuidagi mentaalselt ei olnud ta ikkagi selleks finaaliks valmis ja võib-olla tõesti oleks see start, on alati on ju, tal parem olnud, oleks võinud siin midagi muud olla, aga Nadal tõepoolest mängis esimese seti, pea perfektse seti, et 3 lihtviga teha Roland Garrosi finaalis maailma esinumbri vastu, et see on midagi enneolematut ja tundub, et lihtsalt tõepoolest, et vaim ei olnud Djokovicil selleks finaaliks valmis. Riho, milliseid emotsioone pakkus? Jah, me eile Micheliga võtsime kokku, ka vaatasime ju lihtvigu oli 4 korda rohkem kui Nadalil matši peale vist circa. Napilt alla 4 korda. Kogu matši lihtvead 14-52 või midagi sellist. Et see tennises on selle asja nimi ikkagi teerull, et see on ikka meeletu vahe, et aga ma tahtsin korra rääkida üleüldse selle, eks kõik ju ootasid seda finaali, aga mis signaal on taaskord antud, et endiselt
läbi aegade maailma 3 parimat tennisisti mängivad, üks nendest küll ei osalenud, aga noh, üha rohkem ja rohkem on ikkagi tunne, et nii kaua, kui need mehed mängivad, nii kaua need mehed tiitleid nopivad. Et see on meeste tennises ikkagi fenomenaalne seis ja teistele mängijatele saab ainult kaasa tunda nende sünniaasta pärast, et see on uskumatu. Et eks saab näha, mis siin Austraalias saab, et on ka Roger Federer lubanud osaleda, aga väga-väga keeruline ja raske on teistel meestel sellest müürist läbi raiuda, et see on väga, mulle see väga meeldib iseenesest, et see on tore, et need mehed jälle suudavad seda näidata ja tõestada. Meil on nüüd Nadal samal pulgal Federeriga ja Djokovic jääb neist 3 maha. Djokovic 17 lämmi, Nadal, Federer 20. Kuidas tundub nüüd seis? Seis tundub 20 ja 17 täpselt nii, nagu ta on, et jah, et nagu ma ka eile mainisin, et Djokovicil tegelikult oleks Djokovic jälle on ju, mis on paha sõna, aga oleks Djokovic selle finaali võitnud, oleks 19-18, et see oleks Djokovici vähemalt minu silmis, arvestades, et eeldame, et nad paar aastat kõik veel mängivad, nii-öelda kõige suuremaks favoriidiks tõusnud Grand Slami võitudes läbi aegade, aga see kaotus pigem arvan mina nii, et kõige suuremad šansid on siis ikkagi siin võib-olla 2-3 aasta pärast, kui me selle asja kokku võtame, ikkagi Nadalile sinna kõrgemale astmele tõusta, aga väga keeruline ennustada, sest tippsport on tippsport ja mehed on ikkagi kõrges vanuses ja siin võivad vigastused tulla või mida iganes, aga nagu Riho ütles, et sellist väga suurt ohustajat selle kolmikule endiselt ei ole, et mõni sähvatus siin on, ja küll tiim võitis USA lahtised, aga teame ju suuresti, miks ta võitis, et suuresti ebaõnn Djokovicil, et kindlasti kui oleks Djokovici tiimi finaal olnud, oleks jälle soosik ikkagi Djokovic olnud, oleme või tahame või ei taha seda, et kindlasti Austraalias selliseid asju ei juhtu ja nagu Riho ütles, siis kas just see suur kolmik seal kõige suuremat võimalust evib see karikas peakohale tõsta, aga usun, et Nadal, Djokovic enne turniiri on kindlasti jälle Kihvli ja kontorite soosikud 1 ja 2. Djokovic, Nadal, ütleme siis niipidi. Korra arutasime seda juttu, eile just mainisin Michelile ka, et Nadali puhul on kõige suurem küsimus olnud, et tal on väga palju vigastuste küüsis olnud, aga Michel ütles ka, et seda juttu on 15 aastat räägitud ja tegelikult on Nadal endiselt väljakul ja mängib oma parimat tennist, nii et kõige keerulisemaks läheb kindlasti Roger Federeri seis, et esiteks on tal vanust 39, lisaks sellele kukub ta edetabelis 4 hulgast välja, ehk siis Austraalias on tal tõenäoliselt, kui tal ka hästi läheb, on tal vaja ühega nendest meestest juba veerandfinaalis kohtuda, et tema puhul on see nagu läheb üha suuremaks imeks neid Grand Slami karikaid veel pea kohale tõsta, aga loomulikult mina suure Federeri fännina seda loodan, et ta veel suudab seda korra teha, ehk veel Wimbledonis äkki. Kuidas teile tundub, kas neid mehi ennast ka see omavaheline kemplus lämmide arvestuses huvitab? Me teame, et Nadal korrutab küll, et teda ei huvita, tema vaatab oma teekonda, olgu siis naabril suurem maja, parem auto, et tema vaatab ikkagi enda karjääri. No väga raske on inimeste sisse näha, aga ma ei taha seda mitte kuidagi uskuda, et Nadal nüüd ei vaata seda numbrit, et Federerist mööda saada, et kui ta sellest ei mõtleks ja selle nimel ei töötaks, siis ta ei oleks tippsportlane, vähemalt minu arvates on küll. Nad kindlasti seda mõtlevad, aga kui rääkida Nadalist ja Federerist, siis ju kindlasti olete seda uudist lugenud, kui õnnelik oli Federer Nadali võidu puhul ja tõesti tundus, et siiras rõõm ikkagi oli, et Nadal ka sinna 20 sai, aga kindlasti ja samamoodi Nadal on ju suur respekt Federeri vastu ikkagi ja nagu me teame, nad on kuskil öelnud, et
kui Federer võitis 2009 Roland Garrosi, siis Nadal oli õnnest pea nutma hakanud, et oli ka, elas väga kaasa Federerile, et suur respekt neile üksteise vastu kindlasti on kõigil kolmel ja aga usun, et ikkagi kindlasti sellest mõeldakse, võib-olla sellest nii palju ei räägita. Rafael Nadal 13 Roland Garros tiitlit, kas selle teeb kunagi keegi veel üle meie eluajal? No Neves sõi neve, aga kui siin ei tee. kui siin nii-öelda spordiimedest rääkida, oleme näinud kõikisuguseid edetabeleid, mida kirjutatakse läbi aegade, küll Bob Beamoni maailmarekord ja kaugushüppes 60-ndatel ja kõik mida iganes, siis tegelikult, et ma julgen küll öelda, et see on võib-olla kõige aegade kõige raskem väljakutse üldse spordis see tippmark üle lüüa, et arvestades tennise kandepinda ja kogu see tegelikult see 13 Roland Garrosi, see on müstiline number. Ma olen täiesti nõus ja ma arvan, et selle 13 Grand Slami võidul on väga palju kaasa aidanud ka Federer ja Djokovic. Et mehed on väga palju rääkinud sellest, et nad kõik on täpselt nii head, nagu nad on tänu sellele kolmikule, et nad on üksteist kõvasti toedanud ja kõvasti paremaks mängijaks teinud. Et see ongi see unikaalne seis, mida ei pruugi, ma ei tea, mitte kunagi tekkida enam. Räägime naistest ka, meil on uus Suure Slami tšempion, endine maailma 54. reket, eilsest päevast alates maailma 17. 19-aastane, varem VTA turniiri võiduta Iga Švontek. Jah, nii ta meil on, nagu see naiste tennis on. Aga jälle see asi, et paljud juba tituleerivad teda uueks esinumbriks ja pikaaegseks valitsejaks. Mina nii suuri veksleid ei julgeks välja anda, et neid naisi noori, kes on võitnud, on ju väga palju viimasel ajal olnud, kellest on arvatud, et kohe-kohe on tennises uus valitseja, võtame kas või aastaid 5 või 6 või 7, täpselt palju see oli, Eugenie Bouchard, kes jõudis vist kõigil 4 Grand Slamil vähemalt poolfinaali ja arvati, et see on kohe-kohe uus maailma esinumber ja Bouchard on praegu seal... Oligi aga Instagramis? Jah, oli Instagramis, on ilus tüdruk küll, midagi öelda ei ole ja populaarne ka, aga tennis enam päris nii hästi välja ei tule, et võitleb seal kas ta on top 100 või ei ole praegu, ma täpselt ei tea, ilmselt on, aga tipuni on praegusel hetkel nagu jalgsi kuuni ja seda enam ei paista ja Sviatekil on muidugi kõik šansid olemas, et hea pikkus, hea ulatuvus, osav, võimas, et kõik relvad on nagu olemas, aga ma natuke kardan, et see Grand Slami võitja pohmell võib ka Iga Sviatekile tulla, et ma ei julgeks küll öelda, et Iga Sviatek Austraalias favorit number 1 on. Aga mine tea, kõike võib olla. No üks värske slammi võitja oli tal finaali vastane, Sofia Kenin, ei tekkinud variantigi? Jah, ei tekkinud variantigi, Kenin oli ka küll natuke vigastatud, aga oleme ausad, et tegelikult vähemalt minu jaoks, et paljude jaoks ei olnud, aga minu jaoks oli üllatus, et Kenin üldse liiva peal nii kaugele jõudis, et tegelikult on ta ikka ju parimad kõik kõvakattega ja minu arust enne Roland Garrosi, kas Rooma turniiril või oli Rooma turniiril et piirdus seal ühe mänguga Kenin vist kui ma ei eksi ja sai väga selge kaotus, et kunagi Ameerika mängijatel ei ole ju liivaväljak nii-öelda lemmikväljaku katte olnud, et väga vähe on üldse Ameerikas liivaväljakuid, et minu jaoks oli see juba üllatus ja ma usun, et Kenin sellele turniirile tagasi vaatab nii-öelda selge pilguga, siis ta saab aru ka, et finaali jõudmine oli ikkagi tema jaoks väga suur kordaminek. No ja just vahetult kaotas ju alles Victoria Azarenkale 6-0, oli ka väga kummaline mäng. Jah, 6-0, täpselt. See oli USA lahtistel vist või? Või oli see oli kõvakattega väljaku peal vist, aga mõni aeg tagasi, mõned turniirid tagasi alles oli see matš. Et tema on jah siuke kummaline mängija, tema puhul ei tea nagu. Italian Open. Siis oligi Roomas. Roomas oligi liiva peal, jah. No vot, et ütleme selle ootuse pealt minna nüüd, et Prantsusmaa lahtiste finaali, aga need... Jah, muidugi peab ütlema, et väga vintske tüdruk ja selline ehtne vene hing, et ta natuke meenutab ka Šarapovat, et igat punkti ikkagi annab endast kõik ja kunagi alla ei anna ja selline
tubli tüdruk ja kindlasti ma usun küll, et Geninil on veel päris helge tulevik ees, et suhteliselt stabiilne ka viimasel ajal aga jah, Roland Garrosi finaali jõudmine minu jaoks oli üllatus ja vaadates Swiateki mänge, siis minu jaoks oli ka üllatus, et väga, väga paljud mu tuttavad või vähemalt mitmed arvasid, et Genin selle finaali võidab, et ma mingis ennustuses kuskil Facebookis panin midagi Genini peale. Ma vaadates Swiateki mänge, siis vähemalt minul ei tekkinud kahtlust, et Swiatek on favoriit ja õigustas seda ennast. Jah, aga kahtlemata naiste tennisel ei ole tippudest midagi vastu panna tänasel hetkel meestele, et kaardid on ikkagi väga lahti ja tase on, ütleme keskeltläbi ikkagi nõrk võrreldes aegadega, kus, ütleme kas või siin võib-olla Kaia parimad aastad, kui Serena Williams valitses ja praegu on ikkagi väga paljudel tüdrukutel võimalusi. Aga kas te ihkate ühte domineerivat mängijat või ikkagi natuke on põnev ka? No Anett võiks tulla esireket. Ja võiks hakkaks domineerima, ja väga tore oleks. See oleks tore, et seda ootame pikisilmi. Jah, ma arvan, et mõnes mõttes on see huvitav, et kunagi me ei tea, et kes sealt need mängud võita võib, aga kuidas see oli? Me siin eelmine aasta tegime mälumängu küsimus, oli sul, et nimetage VTA turniiri võitjaid ja väga raske oli nimetada neid 2019 hooajal. Ega see aasta lihtsam kõik olid erinevad nimed. Ega see aasta lihtsam ei ole et ei ole küll üldse eriti turniire peetud, aga mõni üksik on vist kaks siin jälle ju hea näide, eks ju, et Anett on ju sedasama tüdrukut ju 2 korda võitnud ja siin Natis ja sel aastal Austraalias. Jah, et miks ta siis ei võiks ka täpselt samamoodi selle karika pea kohal tõsta. Aga miks ta ei võiks? Minu teada mina ennustasingi teda poolfinaali, eks ju, Anett koos Alepiga. Alepiga, jah. Et aga võibki. Need ennustused Riho kohe võtame ette varsti. Aga absoluutselt, aga võibki. Mina ütlen, et võibki. Anett ongi võimeline seda tegema. Et see on ainult niisugune, peeglisse vaatamise küsimus, et pigem võiks see enesekindluse taga võib-olla minul, et kõik mängulised elemendid on et see on nagu iseenda taga pigem, mitte nagu, et keegi oleks tast nii palju parem. Et ei. Švantekilt küsiti ka pressikonverentsil, et kus sa saad veel juurde panna, et sa oled 19-aastane. Ja siis ta ütles, et kuulge, et igalt poolt saab veel juurde panna ja kõige rohkem muidugi stabiilsus, et mida me ju räägime Aneti puhul ka, et stabiilsus on natuke paremaks läinud, aga annab veel kõvasti vunki juurde keelata. Kindlasti annab Swiateki puhul muidugi tagasi tulla, et mis ta ka tõus on, et ta ju väga pikalt tegeles oma õpingutega, et ka ise ütles, et tennis ei olnud küll teisejärguline asi, aga väga palju nii-öelda segas need õpingud, et nüüd on ta saanud keskenduda nii-öelda ainult tennisele ja sealt on see väike tõus tulnud. Švanteki puhul räägitakse rõhutatult sellest spordipsühholoogi rollist ka, kes tal isegi turniiridel kaasas käib koos treeneriga, et ei ole Poolatar varjanud, et see on väga oluline osa tema võidust. Jah, ta tundub väljaku peal, ütleme jah, et kui vaadata ja peale turniiri näha kõike tema intervjuud, tema siirast emotsiooni ja sellist olekut, siis see igati paistis nagu läbi ja õhkas seda kuidagi absoluutselt rahulikust ja külma närviga väljakul olekut, et seda oli tore vaadata, et näha on, et tüdruk on kuidagi sisemiselt väga tasakaalukas. No tennises ju tegelikult oleme ausad, et vaimne pool tipptennises ongi tegelikult A ja O, et kui sul vaimset poolt ei ole nii-öelda trennis, sa võid keda iganes Nadali võita ja turniiril seda ei ole, siis see on A ja O ja sellele kindlasti aina rohkem tähelepanu pööratakse, et see vaimne pool oleks korras ja sealt hakkab kõik tulema, et paraku ka päris tippudel on erinevad päevad, nagu algasime seda intervjuud siin Novak Djokovic'iga, et kindlasti sealt ka omad järeldused tehakse ja usun, et Austraalias on Djokovic sammu selle Roland Garrosi finaali peast ära pühkinud ja me näeme võib-olla midagi hoopis muud. Kas meie mängijad, ma pean silmas kõiki Eesti tulevikulootusi ja praegusi tähti, pööravad sellele vaimsele poolele piisavalt palju tähelepanu? Nii palju, kui te teate? Raske öelda, ma arvan, et see on erinev, kellel kuidas, et
kahtlemata on see selline väga järjepidev ja igapäevane töö, vaimne pool, loe raamatuid kas või, eks ju, väike asi, et ega see ei ole ainult ju töö psühholoogiga, et siis, kui mul on halvasti, siis ma helistan spordipsühholoogile ja küsin, mis ma nüüd tegema pean, et eks see on täpselt samasugune töö, nagu sa teed füüsilist ettevalmistust või tennisetreeninguid, et see on igapäevane töö iseendaga, et ma arvan, et see on väga erinev sportlastel, kes rohkem, kes vähem, aga no kahtlemata seal ei saa kedagi nagu näha, et keegi oleks üle treeninud vaimse poole pealt, seda küll märganud ei ole, et see on väga oluline ja sellega tuleb tegeleda pidevalt ja igapäevaselt. No Jaan Martinson on täna Švantekis teinud pika loo Eesti Päevalehte. Mõni fakt sealt, et kuidas võib paari nädalaga elu muutuda. Varem oli võitnud 1,3 miljonit terve karjääri peale ja nüüd tuli 1,6 miljonit lisa. Kui sa oled sportlane, siis sa nende asjade peale ei mõtle. Et see on lihtsalt boonus, see tuleb lihtsalt kaasa selle turniiri võiduga. Ma usun küll, et kui sa seal mängu ajal mõtled, et nüüd mul on see 800 000 on käes, nüüd ma lähen lööma seda palli ja siis saan selle miljoni juurde, no siis ei ole võimalik mängida seda mängu, ma arvan, et see ei ole võimalik. Absoluutselt. Et see on boonus lisaks, et mis sellega kaasneb, et sportlane ei saa niimoodi mõelda kindlasti. Mis Švantekilt veel pressikonverentsil küsiti, et kas lõpus matšpalli lüües vähemalt tuli mingi närv sisse ja ütles, et jah, aga kuni sinnamaani järgisin psühholoogi nõuandeid, mis oli siis, et keskendu kogu mäng oma jalgade tööle ja ära millelegi muule mõtle. No väga suurepärane nõuanne. Et tihtipeale nii ongi, et kui sul on pea mingisuguseid mõtteid täis, mis on vajalikud, siis sul ei ole aega muude asjadega tegeleda. Ja nii ongi, väga ja lihtne loogiline nõuanne. Ja tihtipeale alati sa saad mõelda, et keskendu oma jalgade tööle, et alati saad sa mõelda, et aga ma teen veel ekstra väikese liigutuse igalt poolt, et teen veel ekstra natuke liigun paremini ja kogu aeg mõtled selle peale, siis sa mängidki paremini. Geniaalne. Aga tegime siis 2 nädalat tagasi siin väikse ennustusvõistluse, ennustasime poolfinaliste. Alustame siis tagantpoolt. Riho pakkus, et poolikutes mängivad Djokovic tiim, Zverev Nadal. Sealt 2 punkti tuli ja naiste poolikutes Kontaveit Halep, Muguruza, Pliškova tuli nulliring. Riho 3. koht, aplaus. No 3 hulgasega ei ole paha ju. Michel, Nadal tiim, Djokovic ja siis sa kahtlesid seal kas Tsitsipas või Medvedev. Sellest andsime pool punkti. Naistest Halep, Mertens, Muguruza, Pliškova, 2. koht, 2,5 punkti. Nii, kuidas ma nüüd ennast sisse juhatan. Ma panin Djokovic, Tsitsipase, Nadal ruud läks poolenisti mööda. Kaugu see ruud üldse jõudiski? Annab lapata. Ruud komistas, ei komistanud, Ruud mängis teise ringi ikka jõudis. 3. isegi. 3. tiimiga, jah. Ja siis mul läks pihta veel juhuslikult, ma arvan. No kõik oli sul juhuslik. Kvitova poolfinaalis ja mööda läksid siis Halep, Azarenka ja Sabalenka, aga 4 punkti ja võtan auhinna. Aitäh! No ikkagi, auhinna võtad, aga ikkagi suht kesine tulemus sinu poolt ikkagi, võiks öelda. Oleks oodanud paremat tulemust. Palju neid saateid teinud siin juba, et peaks paremini taga. No, nagu ma eile Rihole ütlesin, et kui me võtaks miinuspunktidena, et palju meil need teised pakkumised siis poolfinaalist puudu jäid, siis ma arvan, et see seis oleks hoopis pea peale, et ma arvan, et järgmise turniiril prooviks need miinused ka käiku võtta. Täitsa mõte. Aga me rääkisime siin, et kas Djokovic Nadal oli nüüd selle turniiri mäng, mis olid veel vinged mängud, mis teile meelde jäid? Mul jäi see noor prantslane Hugo Gaston, kellest me juba siin eelmises saates jah, need mängud olid seotud Dominic tiimiga. Aga Hugo Gastoniga seoses, see on üks hea näide sellest, mees
oli edetabeli koht 239 ATP, kui ma ei eksi, noh nüüd on ta juba mingi 157 vist, ma eile vaatasin, et tõusis päris palju, pea 100 kohta. Et see on hea näide sellest, et tennises on see äärmiselt keeruline ja äärmiselt raske, et kui on noori andekaid mängumehi, siis nendel ei teki üldse võimalust nende tippudega tegelikult rinda pista, et variant on sündida riigis, kes korraldab Grand Slami. Teatavasti üks wildcard läks prantslastele raisku Andy Murray peale, aga ülejäänud olid kõik ju noored prantslased, et nii see on ja paraku ma usun, et tennises on palju veel selliseid noori, kes mängivad suurepäraselt, aga see lihtsalt võtab nii kaua aega, sa pead perfektselt mängima ju praktiliselt tuuril niimoodi, et sa võidad Futures turniire järjest, selleks, et saada järgmisel aastal ATP Challenger tuurile ja siis sa pead Challenger tuuril ka väga palju turniire võitma, et saada ATP-le peale, et see wildcard on selline shortcut siis või? Wildcard on oluline shortcut loomulikult, kui sa oled ikkagi heas vormis ja et ma arvan, et sellised Gastoni-suguseid mehi on veel, aga no korra ma segan sind vahele, et see tiimiga mäng jah, et no see oli tegelikult müstiline mäng, et võita, no ütleme peaaegu võita maailma üht parimast liivamängijat ilma servi omamata, servi ei olnud ju Gastonil, ta lükkas selle palli sisuliselt ainult mängu. Ühtegi korda ta palli ei põrgantanud, see oli ka imelik, ma pole ühtegi mängijat näinud niimoodi, kes läheb servi, ma kordagi palli maha ei põrgata. Võttis kätte, võttis taskust ja servis. Lükkas selle mängu, tiim lõi tagasi, tegi lühikese stopi, tiim ei osanud nendega mitte midagi pihta hakata, no kõik 5 setti oli ta nendega püsti hädas, et ja noh, muidugi kodupubliku maruline toetus, sest Prantsuste kodupublik on kodupublik, aga kui sul on veel 230 reket, kes on Wawrinka ennem välja löönud, on ju, ja nüüd on tiim vastas, et tiim oli ikka, vabanduse väljenduse eest ikka püksid päris täis tegemas seal, aga lõpuks ikkagi ujus välja sealt. no. Kogemustega. Aga nüüd tuleb meil Austraalian Open ja ega Austraalias neid talente vähem ei ole. No Austraalias on jälle Austraalia talendid, et eks seal on sama lugu, et väga harva on näha, et oleks seal mõni välisriigi mängija, kes selle wildcardi saab, et noh, mina näen küll, just eile arutasime ka, et seal võiks olla teatavad wildcardi kohad, mis on ette nähtud, kas siis näiteks mõnele väiksemale ATP turniiri võitjale või Challenger turniiri võitjatelegi, et noh, natukene luua neid võimalusi nendele parimatele, noh, mis iganes, mõni vigastatud, mõni noor ja nii edasi, et noh, täna on küll tehtud süsteem, et juunior-turniiride top 100 mängijad saavad Futures turniiridele peale, mis on ka väga oluline samm minust edasi, et võiks ka liikuda nagu kõrgemale see samamoodi. Mis te arvate, Australian Open toimub või ei toimu? No juba on paigas, et toimub. Juba on lukus või? On lukus jah, ja isegi pealtvaatajatega, muidugi mitte täismahus, aga enam-vähem vist sama formaat nagu Roland Garros oli, et usun, et kõik on sellest kevadest nii palju õppinud, et kõik korraldab, ma arvan, et millegipärast, et järgmine aasta on suht full kalender, et ikkagi kuidagi need turniirid ära korraldatakse, et kas ilma pealtvaatajatega või osaliste pealtvaatajatega, aga sellist nagu me siin see aasta oktoobri ja novembri kalendrit vaatame, et ainult suspended, et seda me järgmine aasta, ma arvan ja loodan muidugi, et me ei näe. Ja teine küsimus, kas Australian Open toimub Kaiata või Kaiaga? Seda teeb Kaia vist ainult ise. Loodame, et Kaia just alustab täna $25,000 turniiri, oli see Prantsusmaal jah, ja mängib vist 2 turniiri järjest. Ja Ostrava ka või teine ka Prantsusmaal? Ja vot Ostrava kvalifikatsiooni, minu teada mängib $25,000 turniiri vist järjest eile just. Ma kardan, et reisimine ei lubaks nii, et Ostravasse läks. Jah, et just eile just suhtlesin Kaia üldfüüsise treeneri Indrek Tustitiga ja ütles et Prantsusmaa mängib 2 tükki ära ja siis vaatab, kuidas läheb. Et no ma loodan, tal ehk sealt natuke punktilisa tuleb, ta on seal piiri peal ja loodan, et ta ikkagi mängib Austraaliat. Ma nii hirmsasti tahtsin näha esiteks seda Kaia teise ringi otsustavat setti ja nii väga oleks tahtnud näha seda 3. mängu, et Kaia juba hakkas seda hoogu ja mängu leidma, et jäi natuke lihtsalt jah, võib-olla
enne Prantsusmaa lahtisid oleks saanud mõned võistlusmängud veel oleks olnud. No ma ei väsi kordamast, ma tahan näha ikkagi Kaia Aneti võistlusmängu Suures Slammil. Jaa, kindlasti kõik tahaks näha seda Eesti tennisefännid eriti. Oleks põnev, et see on midagi muud kui mingi näidismäng, jah. Aga teil seal Peterburis, kuidas pealtvaatajatega on? 50% lubatud, eile oli täitsa tribüün, oli täitsa nagu rahvastikku tundus olevat seal, et täitsa normaalne. Jaa, et väga tundub, et tõesti, et väga huvitavad mängud ja väga huvitav väljakukate Peterburis kindlasti, et kellel võimalus siis jälgigi seda turniiri, et päris suured nimed on seal ka kohal ja väga aeglane siseväljak on ja väga ilusad pikad punktid. Ja eesotsas Medvedjevi ja Šapovalovaga, esimene teine paigutusturniiril. Šapovaloviga, jah. Oled kogu aeg Šarapova ja Šapovalova. Kas Paris Masters tuleb ka kuidas see telekanali nimi nüüd on, TV3 Play eetrisse? Jaa, loomulikult, et me kanname vähemalt minu andmetel kõik ATP 500 üle ja mõistagi ATP 1000 ja mõistagi ATP finaalturniiri, et mis on siis O2 areenal novembri teine pool. No siis tennist on meil ikka küll ja veel ju. Jaa, et meeste tennises on selles suhtes, et turniire ikkagi veel see aasta on, et ka Viinis on veel, mängitakse üks ATP 500 ära, aga naistel on küll, et selle Ostravaga on sisuliselt kogu muusika. Aga naiste finaal Shenzhenis jääb ära või? Minu teada jääb ära. 1. november peaks hakkama, aga Shenzhenis jääb kindlasti ära, ühtegi Hiinas ei toimu. Hiinas see ju pihta hakkaski. Hiinas ei toimu ühtegi spordivõistlust see aasta, et minu teada VTA finaalturniiri see aasta ei peeta. Okei, siis jälgime meeste tennist. Õige. Aga selge, tõmbame tänaseks asjad kokku ja järgmise slammini ei olegi väga palju jäänud. Jah, siis toome lubatud limonaadid sulle ära. No limonaadikastid. Limonaadikastid. Aga selge, aitäh teile kuulamast ja kõik head! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.